Kas sa oled kunagi mõelnud, kui palju ja tihti me tegelikult endale valetame ja seda täiesti märkamatult? Ja kuidas me läbi nende varjatud valede muudkui loome kogemusi, mida me tegelikult ei soovi ja siis imestame, et miks mingid asjad muudkui korduvad? Selles kohtumises me heidame ausa pilgu nendele varjatud valedele ja kuidas me läbi selle loome tegelikult kogemusi, mida me ei soovi, kuigi me tahaksime juba ammu kogeda midagi uut. Ja mis siis, kui paljud asjad, mis on tegelikult juba lahendatud, justkui korduvad, just sellepärast, et me usume, et need asjad ei ole tegelikult lahendatud ja läbi selle loome neid uuesti ja uuesti. Ja mis siis, kui kogu selle vale paljastamine juba võimaldab hakata kogema täiesti uut reaalsust. Ehk siis kinnitama rihmad ja ole valmis ägedaks kogemuseks. Sest kui see täna jagatav teadmine ikkagist korralikult maandub, siis usu mind, see elu ei ole enam endine. Nii tore on teid jälle siin näha kõiki. Toon siia kommentaarid ka kohe siia ette. Tere Elle, tere Tiina, tere Liia, tere Ester. See on nagu nii huvitav, sest mul oli täiesti üks plaan teha siin alguses midagi teie tähelepanuga mängida natukene, aga siis läks nii nagu läks. Et ei saa öelda, et nii pidi minema, sest et kui me ise loome kõik reaalsuses, kuidas me saame öelda, et nii pidi minema? Kes ütles, et nii pidi minema? Et siis selline huvitav. Aga siis tänane teema. Oled sa kunagi mõelnud, kui palju sa endale tegelikult valetad? Ja nii, et sa isegi ei tea sellest praktiliselt mitte midagi. Ja kui palju sa sellega tegelikult lood olukordi, sündmuseid, mida sa ei soovi, nagu aina uuesti ja uuesti, ja ise imestad, et miks need asjad küll korduvad. Ja täna me siis vaatamegi sellesse kõigesse sisse, kui palju me tegelikult endale valetame ja kui palju sellised pisikesed valed, mitteteadlikud valed loovad seda, mida me ei soovi. Ja muidugi, kuidas seda muuta. Ehk siis ole valmis täna päris selliseks avardavaks kohtumiseks. Võtan selle siit, kui vaatan kommentaare, ei tule siin rohkem. Meil on siin vaatajad veel, ma näen, et teid on siin veel salavaatajad, kes seal on, sest et 4 tükki on kommenteerinud, aga mul näitab, et praegu on 9, korraks oli 10. Et Facebookis võib-olla on isegi siin, jah, 10 näitab. Et siis keegi on siin on palju salavaatajaid, aga ma võtan korra need kommentaarid siit eest ära. Ehk siis tänane kohtumine saab olema päris avardav ja samas ka väga aus. See on päris selline aus otsa vaatamine iseendale. Ehk siis kas sa oled valmis vaatama iseendale otsa ja tunnistama endale, kui palju sa tegelikult valetad. Ja ma tahan kohe ära öelda seda, et see valetamine ei ole mitte üldse halb, vaid see on meie alateadlik protsess, käitumine kaitsmaks ennast ja hoidmaks ennast turvaliselt. Lihtsalt see tänane kohtumine võib olla päris terav ja otsekohene mingi koha pealt, eriti kui sa oled ema, kui sa oled isa, kui sul on lähedased inimesed, siis see võib sinu jaoks selline päris terav olla, ehk siis pange ennast valmis. Et kinnitage rihmad ja olge valmis tänaseks kohtumiseks. Aga lähme siit siis kohe hakkame asja kallale minema, et ei hakka siin pikalt keerutama. Ma sooviks enda kogemust kõigepealt jagada selle valetamisega. Ja enne üldse, kui ma lähen, ma tahaks, sest kuna siin oli päris mõnus siuke tramburai, siis tuleks korra kohale. Tule koos minuga kohale, hakka hingama ninakood sisse, suu kaudu välja. Mõnusalt pikalt ninakood sisse on ju. Juusa ja suu kaudu välja. Ja jälgi, et su kõht siis paisuks esimesena, on ja viise hingamine võimalikult ühtlaseks rütmiks. Et miks see hingamine on nii oluline? Sina jätka hingamist. Miks see hingamine mul jõuab endale järjest rohkem kohale, kui oluline see on? Et
mis on see üks asi, mida meie keha kõige rohkem siin ilmas vajab? On hingamine, on ju, õhk. Siis kas on olemas viis, mis on optimaalne meie kehal, nagu on toit, on optimaalne meie kehale, vesi on ju mingisugune, noh, näiteks aluseline vesi, vesinikuga rikastatud vesi on juba veel parem. Et on optimaalne toit, optimaalne jook ja on samas optimaalne viis hingamiseks, tundub ju loogiline. Siis läbi selle hingamise, mida ma olen siin jaganud, oled sa võimeline jõudma kohalolusse ja hakkad läbi nägema nendest mustritest ja kõigest. Ja teine asi on see, et kui sa oled kohalolus, siis info maandub sulle palju paremini, eriti mis on sinu praeguste uskumustega natukene vastuolus, sest et iga uus asi on ohtlik meie alateadusele, siis tulles kohale, olles turvalises tsoonis, oled sa valmis vastu võtma seda uut infot. Ja teine asi see, et kui sa tegeled muude asjadega, see info tegelikult ei maandugi korralikult kohale. Et Brian, minu siis praegune mentor, ütleb, et enesearengu tehes, ei pea üldse nii palju pingutama, kõik taandub kohalolule, et näiteks needsamad, mina tema videoid enam ei saa kuulata ega vaadata niimoodi, ma teen mingeid muid asju. Ma pean konkreetselt istuma, sest ma tunnen, et siis maandub kõige paremini kogu see asi. Lihtsalt istun, ma panen silmad kinni, hingan ja olen kogu selle infovoos, mida ta siis jagab. Ja siis ma tunnen, kuidas mingid asjad lihtsalt lähevad liikvele. Ja tervitused veel siin Dagmarile, siis veel Maret, keda ma polegi siin veel varem näinud, tere õhtust sulle, nii äge on siin uusi nägusid ka näha. Ja Liia kirjutab, et ta arvab, et ta on valmis tänaseks kohtumiseks, et proovin olla endaga aus. Väga äge. Eks minu kogemus kõigepealt, sina hinga muudkui terve selle tänase kohtumise aja. Me tegime 2,5 aastat tagasi umbes Maiko Johansoniga ühe podcasti, kus me rääkisime valetamisest. Ja see kohtumine baseerus, ma ei hakka täna sinna pikalt minema, lihtsalt tahan tuua selle, mis kogemuse see mulle tekitas. Et ma olin varasemalt ühte videot juba vaadanud, kus minu kunagine mentor Leo Kuura, kelle kaudu ma üldse oma teekonda alustasin, enesearengu teekonda, tema rääkis valetamisest, kuidas absoluutselt kõik meie tegevused on manipulatsioon inimestega endaga, et kaitsta oma minapilti või kaitsta oma turvalisust. Ja sellel hetkel see mulle nagu korralikult ei maandunud, aga siis, kui me Maikoga tegime selle uuesti, siis kuidagi see maandus nii tugevalt, et ma nägin läbi praktiliselt kõiki oma käitumismustreid, kui palju ma tegelikult manipuleerin, kui ma inimestega räägin. Et kui me soovime näiteks mingit asja suurendada või vähendada vastavalt sellele, mis on meie siis agenda, alateadlik agenda. Ja hästi äge ütlus on, mis Brianilt tuli, on see, et me valetame teistele, kui me ei tunne ennast turvaliselt. Ja need on pisi valed, need ei ole üldse mingid sellised suured valed, mis loovad, ma ei tea, mis maailma lõpp on ju, vaid sellised pisikesed valed. Näiteks lastele on ju, et kuule, et söö see brookoli ära, siis me toome mingisugused lood on ju, et mõjutada teda, ehk siis me manipuleerime. Või kui me soovime oma elukaaselt, näiteks tuleb meil isu on ju seksi järele, siis me hakkame seda kuidagi ümber nurga, me ei ütle otse välja, vaid üritame mingi moodi vihjata. Või siis näiteks hästi levinud on see, et naistel on meestele mingi sõnum edasi öelda ja siis kehakeelega hakatakse edasi andma ja mehed ei saa nagu aru, mis toimub. Et siis imestavad, sa ei armasta mind, sa ei kuula mind, sa ei mõista mind. Aga läbi siis mitte otse nagu tõe välja öeldes, vaid siis kuidagi keerutades üritame siis teha selgeks. See on nagu üks näide. Aga siis selle podcasti tulemusel ma hakkasingi nägema nagu nii tugevalt läbi, et kõik minu heateod, kõik, kus ma tahtsin inimestele head, oli tegelikult minu enda tagumiku kaitsmine. Me jõuame täna sinna ka, sest et need asjad on järjest rohkem mulle maandunud. Aga minu jaoks oli sellel hetkel nagu nii valus nagu märkamine. Ma pidasin ennast heaks inimeseks, nii-öelda heaks inimeseks, kes teeb teistele head, on heatahtlik ja nii edasi. Ja kui ma nägin, kui palju tegelikult ma mõtlen ainult iseendale. Ehk siis kõik need tegevused ja soovid, mis ma tegin, taga oli ikkagist minu enda agenda. Ja ma kukkusin nii põhja selle tulemusel, et 2 kuud olin seal, marineerisin selles, et mis mul viga on, miks ma ei suuda lihtsalt teha heast südamest midagi kellelegi. Kuni ma lõpuks siis selle sama Maiko Johansoniga, meil oli Zoom kõne ja ma nutsin ennast tühjaks põhimõtteliselt ja võtsin selle vastu ja leppisin sellega siis, et nii on. Ja tänaseks on mul kohale jõudnud ka, et miks see nii on ja ma ei tee seda enam üldse valeks.
et see ongi see, et kui me teeme midagi valeks, sest meil on öeldud, on ju, et manipuleerida ei tohi, valetada ei tohi, kõik need asjad, siis kui me märkame ennast midagi tegemas, siis me hakkame ennast süüdistama. Ja see oli see, kus mina siis olin sel hetkel, see oli, ma ütlen 2,5 aastat tagasi minu arust, isegi 3 aastat tagasi vist suvel oligi 3 aastat tagasi, 2022 äkki. Ja ma süüdistasin ennast ja kukkusin seesama emotsionaalse koorma all nagu täielikult kokku lõpuks. Ja täna ma sukelduks sinna sisse siis, kust see tegelikult tuleb ja kui palju me endale valetame. Ja Dagmar kirjutab siin ka, et mul on sama tunne olnud nagu nartsissistlik käitumine, just. Aga ma täna ei sukelduks sellele, kuidas me teistega manipuleerime ja käitume, et selle jätame teiseks korraks. Ma tahan tuua just seda, kuidas me endale valetame. Ja pane nüüd ennast valmis, sest et see, mida ma nüüd räägin, ma soovitan istuda, kui sa seisad ja hinga sügavalt ja tule kohale. See on üks suurimaid valesid, mida me iseendale ütleme ja tegelikult ka teistele ütleme. Eriti lapsevanemad, kes te olete seal teisel pool praegu. Või kui sul on lähedane inimene, kelle eest sa hoolitsed. Kui sa ütled, et ma hoolitsen tema eest või teen talle head sellepärast, et ma armastan teda, siis see on üks suurimaid valesid. Ma teen seda teiste pärast, kui sa ütled näiteks, et ma teen seda tema pärast. Ma ohverdan ennast tema pärast, et temal oleks hea. Ma teen seda sellepärast, et temal oleks hea. Kellel tuleb tuttav ette see koht, et sa ütled, et näed, ma armastan teda ja nüüd ma teen talle head, ma ohverdan mingeid asju, mis iganes see on, isegi mitte ohverdamine ei pruugi olla, vaid ma teen teisele inimesele head, sest ma armastan teda. Ja laste eest me hoolitseme, on ju, me vaatame, et ta haigeks jääks, me vaatame, et ta tervislikult toituks, ta teeks nii-öelda õigeid valikuid, mis iganes see on. Me kasvatame teda nii hästi, kui me oleme ise siis nii teadlikud, kui me ise oleme, on ju, mõni isegi nimetab seda kasvatamiseks, aga me suuname, aga me teeme seda armastusest. Ja nagu ma ütlesin, see on kõige suurem vale, lihtsalt võiks inglise keeles öelda nagu bullshit ehk siis pullikaka. Sest tule minuga kaasa, see võib kõlada nagu väga retsilt praegu nagu otse, aga see ei ole armastus. Oled sa kindel, et see on armastus? Ma küsin niimoodi hoopis. Oled sa kindel, et see on armastus? Et sa teed teistele midagi? Ja ma avan siin ühe küsimusega kogu selle telgitaguse. Oled sa selleks valmis? Kas sa teeks teisele inimesele üldse kunagi midagi head, kui see ei tekitaks sinus endas mingisugust teistsugust tunnet? Kas sa teeks teisele inimesele mingi kingituse, mingi heateo, mis iganes see on, kas sa teeks seda siis, kui see ei tekitaks sinus endas mingisugust paremat tunnet? Ma ei usu, et sa teeks seda siis, kui see ei tekita sulle paremat tunnet. Eks me teeme kõike tegelikult sellepärast, et me ise tunneksime midagi. Kas või näiteks, kui ma näen teise rõõmu, siis see tekitab ju minus selle rõõmutunde. Sest et kui sinu sees oleks täiesti külm tükk oleks see, kui keegi tunneb rõõmu, kas sa oleksid valmis tegema midagi teise nimel? Ma ei usu seda. Sa võid mulle vastu ka vaielda muidugi siin, aga ma ei usu, kui sa nagu päris aus oled, kui sul ei tekiks ühtegi emotsionaalset muutust, kas sa oleksid valmis tegema midagi teise inimese jaoks? Ehk siis see, kui me ütleme, et ma teen seda teiste pärast, teise jaoks, ma armastan teda, see on lihtsalt pullikaka. See on jama, mida me endale ajame, sest kõige taga
on kindlasti see, et ma tunneksin ennast paremini. Nii, Dagmar kirjutab, varem kindlasti oleks, ei oleks. Aga praegu ka, Dagmar, mõtle lihtsalt, tule täiesti kaasa, kui sul ei oleks mitte ühtegi tunnet sellega seoses. Kas oleksid valmis tegema midagi üldse? Sest me teeme absoluutselt kõike selleks, et midagi tunda. Kõik meie soovid kas või tulevikus, mis iganes tegevused on, me teeme seda just selleks, et midagi tunda. On nii? Sa vaatad näiteks mingit seebikat, sa vaatad filmi, sa suhtled sõbrannaga, sõbraga, sa paitad koera, sa hoiad kassis üles, sa teed kõiki tegevusi sellepärast, et sa tunneksid mingit tunnet. Nõustud sa siin minuga selle koha peal? Et sa teed kõike sellepärast, et sa tunneksid mingit tunnet, on ju? Ja see, et sa teed teistele head, see ei ole üldse halb, ma tahangi öelda, et see kõik ei ole halb, aga lihtsalt ma soovin, et te mõistaksite, et me teeme kõike tegelikult lähtuvalt endast. Ma panen seal need kommentaarid ka, siis on pärast lindistuse peal ka kõik näha, mis siia tuleb siis. Siis ma ei pea neid ise siia eetrisse tõstma jälle, et nüüd ongi, ma ei tea, mis küsimustena siin on see ei ja jaa, siis et siis praegu on natuke segadus selle koha pealt. Aga ma usun, et sa nõustud selle koha pealt, on ju, et sa ei teeks mitte midagi, kui see ei paneks sind tundma natukenegi, grammikestki paremaks. Sest et kõige taga on meie enda emotsionaalne seisund, et me väldime seda, mis meile teeb ebameeldivat tunnet. Ja me teeme seda, mis tekitab meile head tunnet. Ja kas või niimoodi, et kuna me inimestena teame, mis on tulevikus, me näiteks teeme täna ebameeldivaid asju, mis tekitab meile ebameeldiva tunde, et tunda tulevikus paremat tunnet. Miks me käime jõusaalis, miks me toitume vahest, on ju, sööme mingisugust, näiteks smuutit, sellerimahla on siuke, mis paljudel on vastumeelne, aga me joome seda millegipärast. Ja mõnele ta täitsa meeldib. Aga see selleks. Lihtsalt point on see, et kuna me inimestega näeme tulevikku, siis me vahest teeme ka täna selliseid valikuid, ületame mingid hirme näiteks, mis iganes see on, siis tegelikult selle kõige taga on see, et me tunneksime kas siis kohe praegu ennast paremini või tulevikus ennast paremini. Ma usun, et te kõik nõustute selle koha pealt siin. Ja näed, tunnen ühenduse olemise tunnet, just sa tunned mingisugust tunnet, sest kui sa seda tunnet ei tunneks, sa ei teeks seda. Ja nüüd, kui me ütleme näiteks, et ma armastan lapsi ja ma teen laste nimel neid asju. Kas see on päriselt nii? Või tegelikult sa kaitsed enda emotsionaalset seisundit, et sa ei tunneks mingisugust ebameeldivust, kui laps saab millegagi hakkama. Näiteks ma väldin seda, et laps läheb halvale teele, on ju. Ei teeks valesid valikuid, ei satuks valesse seltskonda. Kas ma teen seda tegelikult lapse pärast või teen seda sellepärast, mis tunde see minus tekitab, kui laps satub kuskil olukorda? See on nagu nii aus endale otsa vaatamine ja tunnistamine. Ja see on see koht, kus ego ei taha tunnistada päris tihti seda kõike. Nii, Merle Martinson kirjutab, see tõde tehti sarjas Friends aastakümneid tagasi selgeks. Ma võtsin siis selle elu tõeks. Phoebe üritas vastupidist tõestada, aga pidi leppima, et isetuid heategusid pole olemas. Ja see on, mõne jaoks on see nagu sihuke korralik äratuskell. Ja mõtle, mind raputas see, sest et ma ei teadnud, et see ongi meie normaalne käitumine ja ma ise kukkusin emotsionaalselt kokku, kes siin täitsa algusest peale oli. Ehk siis kui me ütleme, et ma teen seda laste ja laste pärast, armastan lapsi ja sellepärast ma hoolitsen nende eest, tegelikult kõige taga on minu enda emotsionaalne seisund. Absoluutselt kõige taga. Ehk siis see on see esimene koht, kus me tegelikult päris tugevalt nagu, no ongi suurim vale üldse. Ja nagu ma ütlesin, sellega ei ole midagi valesti, sellega ei ole midagi halba, lihtsalt märka seda ja teadvusta seda. Ja nüüd jõuame ka tänase tuumani. Et see vale, mida me tegelikult igapäevaselt kordame ja mis loob meile kogu aeg seda, mida me ei soovi. Eks kuidas me läbi mitteteadliku valetamise kordame mingisuguseid mustreid. Ja hinga. Ja mõtle korra, kus oled sina öelnud endale neid väiteid, ma olen
ja siis sa ütled, ma ei oska ja siis ütled, ma ei saa ja siis ütled, et ma ei ole hea müügiinimene, ma ei ole hea suhtleja, mul ei ole võib-olla hea huumorisoon, ma ei ole heas vormis, ma olen see, ma olen teine või ma ei ole see ja nii edasi. Et kõik need korrad, kui sa midagi endale ütled, ma täna tõestan sulle, kuidas see kõik on lausvale. Lihtsalt puhtfüüsiliselt. Ja siis vaatame natuke sinna tahapoole ka. Ja siis vaatame, kuidas me läbi selle tegelikult loome kogu aeg seda, mida ma ei taha. Ma usun, et mitte keegi siin ei ole sellises kohas, kus ta ei ole kunagi endale öelnud ja kas või praegu vahest kordad endale, et näed, ma ei saa sellega hakkama või ma ei ole selles hea või nii edasi, nii edasi, nii edasi. Ehk siis kõik need mina pildi uskumused, mis me ütleme olevikus, sest praeguses hetkes. Ja kuidas see vale on? On see, et meie aju registreerib juba asju minevikus. Ja see on siis 80 kuni 500 millisekundit, see sõltub nagu infost, mis ta vastu võtab ja siin on 2 asja. Eks esiteks on sensoorne info, mis tuleb läbi meelte meile, on ju näiteks valgus tuleb silma, heli tuleb kõrva, siis see info liigub läbi närvisüsteemi, läbi info on ju, aju ja aju hakkab seda töötama, et see kõik juba võtab natukene aega. Ja siis aju loob kõigest, mida ta kogeb, kas see, kui sa ütled midagi, on ju, siis see väljaütlemine on ju, su mõte käib nagu kõigepealt ja siis ütled selle välja, siis see väljaütlemine on juba selle mõte oli juba ju minevikus tegelikult. Ehk siis sa ütled midagi, mis toimus juba minevikus. Ehk siis see, et info tuleb sisse, on ju, nüüd aju töötleb ja aju loob siis mingisuguse pildi. Ehk siis aju loo mitte meie peas nagu otseülekannet täiesti üks-ühele, vaid kerge viitega. Sest ta loob selle meie kogetud siis ütleme hetkeandmed, mis me saame, meie varasemad kogemused ja ootused ja uskumused. Ja sellele baseerudes loob ta siis parima võimaliku sisemise mudeli meie peas. Ehk siis me tegelikult juba nagu niigi kogeme seda reaalsust mingil määral minevikus. Ja nüüd, kui me ütleme midagi välja ka, on ju, siis tegelikult me ütleme midagi välja, mis juba oli minevikus. Et kui ma ütlen, näed, ma olen, et ma märkasin, et näed, ma olen must, on ju, no toome näite näiteks ja nüüd ma ütlen selle välja, et ma olen must, siis ma ütlen selle väite välja tegelikult põhindades mineviku infol, mida ma nägin ennem. Jõuate mul järgi? Ehk siis iga kord, kui ma ütlen midagi olevikus, ma tegelikult valetan mingil määral ja ma kohe toon selle ka siia, et okei, kui mul on näiteks on ju, näed, see mikrofon on musta värvi, on ju, ma ütlen see musta värvi, siis ma näen, et ta jääb musta värvi, et ta jääbki selliseks. Okei, siin on nagu mingisugune on ju faktiline asi, aga kui ma ütlen enda kohta midagi, et näed, ma olen loll näiteks, ma ei saa hakkama, sest ma olen kogenud siiamaani midagi, ma ei saa arvutiga hakkama. Ma olen siiamaani kogenud 10 korda, kus ma keeran arvutiga midagi tuksi. Toome sellise näite lihtsalt. Nii kui ma võtan arvuti kätte, hakkan midagi tegema, kogu aeg läheb midagi pekki. Ja siis ma ütlengi, ma ei ole arvutiga osav. Kas see on päriselt tõde? Võta ükskõik mis väide enda kohta, mida sa oled endale korranud ja mängi see kogu see asi läbi, mida ma praegu mängin, siis sa saad ka siit võib-olla mingisugust ägedaid siis vabanemisi. Eks võta ükskõik mis väide enda kohta, mida sa oled endale öelnud, mida sa sooviksid muuta. Ja toon siia siis näite nüüd. Sul on see, et näed, ma kogesin seda on ju 5 korda minevikus ja nüüd ma olengi selline. Sa lähed kasiinosse, sest kasiinos on see nii äge, kellel on mis iganes mõtted kasiino koha pealt on ju, siis las nad olla. Aga ütleme, et sellest on räägitud, sest see on nii äge teema, on see, et kui kasiinos ruleti laua taga hakkab rahvas järsku koguneb ja siis tuleb välja, et mis seal on näiteks mingisugune 20 korda olnud punast, et on siis, kui sa ei tea, mis on ruletilaud, on ju, pannakse kuul veerema ja seal on siis sama arv musti, sama arv punaseid ja üks on 0 ka siis tegelikult, kus ei ole must ega punane. Aga kui on olnud 20 korda punast, siis inimesed hakkavad panema röögatuid summasid musta peale.
sest neil on mineviku kogemus, näed, 10 korda on olnud punast või 20 korda. Ühes raamatus ma lugesin, siis oli see, et see jõudis vist 29 isegi, see number. Et 29 korda oli siis olnud punast või siis musta ja inimesed lihtsalt panid oma elu säästud põhimõtteliselt nagu sellele, et tuleb vastasnumber. Nüüd aga nüüd, kui me võtame lihtsalt puht füüsikaliselt või puht lihtsalt selle, mis iganes me siis kogeme siin, kas must tuleb suurema tõenäosusega kui mitte. Kui tuleb täiesti uus inimene laua taha, ta pole näinud musta-punase seost varasemaga, siis mis ta ütleb, ta ei tea, ta ütleb, et must või punane on ju. Ja kõige lihtsam näide on see, et võta münt ja hakka münti loopima. Sa võid loopida seda münti nii palju kordi, kui tahad. Iga järgne kord on tegelikult 50-50 ehk 50-50. Nõustud sellega? Vahet ei ole, kui palju kordi on varasemalt tulnud kulli või kirja. Iga järgnev kord on tegelikult 50-50. Ja tulemegi nüüd selle meie oma väite juurde. Ehk siis, kui mina olen kogenud minevikus seda, et ma ei saa millegagi hakkama, et ma olen kuidagimoodi olnud, kas see on nüüd tõestus, et ka tulevikus on nii? Kui ma ei mäletaks täna midagi oma eelmisest kogemusest, kas ma siis kogeksin uuesti seda, mida ma arvan, et ma olen, milline ma olen? Ehk siis, mis siis, kui meie teadmine sellest, et ma olen olnud siiani mingisugune, loobki tegelikult aluse sellest, et see saab olema edaspidi ka nii. Sest et kui igal hetkel on 50-50, tegelikult, kui ma ei mäletaks mitte midagi, ma ei ole kunagi arvutit näinud, siis kas mul oleks mingisugune uskumus, et ma ei saaks arvutiga hakkama näiteks? Kui ma pole kunagi ühegi tehnikaga kokku puutunud, okei, tekib ka uudishimu ja nagu võõras asi on ju, sealt tekib, et ma olen mingi muude asjadega fail inud. Aga toome näite, et sa ei ole kunagi kogenud ühtegi läbikukkumist, ühtegi valesti tegemist. Sa tuled täna täiesti puhta lehena siia kehastusse ja sa oled nagu uus asi, vaatad arvutit ja hakkad vaatama seda. Kas sul on üldse mingisugust uskumust selle kohta, et kuidas see asi läheb? Ehk siis mis siis, kui see, et ma väidan olevikus muudkui asju, loobki tegelikult selle, mida ma ei soovi. Nagu ma juba tõestasin teile, on ju, me nagunii väidame asju minevikus, et ma ei saa naistega hästi läbi. Ma ei oska suhelda, ütleme nii. Võtame sellise natuke spetsiifilisema, ma ei oska nalja teha. Ma olen kogenud seda, kus minu naljad üle on naerdud, nagu lolliks tehtud, ütleme nii, või siis ei ole nagu naerdud, ütleme nii, et minu naljad ei ole kukkunud välja. Ja siis mul on uskumus, et ma ei oska nalja teha. Ja iga kord, kui ma ütlen seda olevikus, siis mäletate meie esimest kohtumist, kes käis sellel pikal teekonnal? Mida iganes me valime uskuda, siis meie alateadvus automaatselt tõestab meile seda, mida me oleme valinud uskuda. Ehk siis, kui ma ütlen, et ma ei oska nalja teha, siis meie alateadvus hakkab kõike tegema nii, ta paneb meid mõtlema selliselt, ta paneb meid käituma selliselt, ta paneb meid tegema selliseid valikuid ja märkama ka välismaailmas, see on see retikulaarne aktiveerimissüsteem, on ju, me rääkisime selles kohtumisel sellest päris pikalt, ta hakkab seda kõike tegema, et tõestada seda, mida ma just ütlesin. Sest ma ju ütlesin olevikus, ma ei oska nalja teha. Järelikult see peab olema tõde, mis on projitseeritud tulevikku. Et minu aju hakkab otsima igal hetkel nüüd tõestus sellele, et see olekski nii. Et siis see on nagu self-fulfilling prophecy, ehk siis, kuidas see eesti keeles on, et ennustus, kus ma ise endale keeran nagu käru. Et iga kord, kui ma ütlen, et ma olen selline, on esiteks vale, sest et see on mineviku väide.
ma ei saa väita, et tulevikus ma olen selline. On nii? Ma ei saa väita, et ma olen tulevikus ka selline, sest et igal hetkel on uus ajahetk, äkki on nüüd teistmoodi. Äkki ma teen nüüd otsuse, et näed, tänasest päevast ma olen selline. Ehk siis ma valetan endale, kui ma ütlen olevikus, juba füüsiliselt, sest et see on minevik. Ja kui ma ütlen olevikus, siis ma loongi uuesti. Loodan, et jõuab see siin kohale, see maandub, et kuidas selle olevikus väitmine on tegelikult üks suurimaid, mitte üks suurimaid vale, ongi kõige suurem vale, sest sa ei saa väita enda kohta midagi olevikus. Sest et see on see, sa oled kogenud ennast minevikus ja nii kui sa väidad midagi olevikus, siis see on vale, sest sa ei tea, milline sa olevikus oled. Sa arvad, et sa oled selline. Sa usud, et sa oled selline, aga see ei ole tõde. Sa lihtsalt baseerud oma mineviku kogemustel, et sa oled praegu selline. Ja nüüd tänu sellele, et sa ütled tänasel hetkel enda kohta olevikus, siis sinu aju teebki mida iganes, et tõestada sulle seda, mida sa ütlesid. Ehk siis nüüd on hästi huvitav, ma tahaks minna sellesse teemasse, et kui inimesed ütlevad, et näe, ma olen mingisuguste uskumustega tegelenud ja toimetanud, siis mul oli endal ka, ma jagan ühte enda väga ägedat avastust, ma arvan, meil läheb mingisugune 5 kuni 10 minutit, võtame 10 minutit maksimaalselt läheb veel, siis on kõik tänaseks. Kui me ütleme, et näed, ma olen uskumuse tuvastanud, siis tegelikult on see, et kui sa leiad üles oma alateadliku uskumuse või programmi, sa oled kuidagimoodi käitunud, siis see tegelikult, kas ta enam sind kontrollib, kui sa oled sellest teadlikuks saanud? Ehk siis, kui sa oled tuvastanud takistava uskumuse, kas see uskumus enam kontrollib sind? Või see on pigem see, et sa oled harjunud seda uskuma ja siis harjumusest sa kordad sedasama asja endale uuesti ja läbi selle hakkab su aju uuesti tõestama sulle seda, et sinu uskumus oleks tõene. Et me oleme harjumuste ohvrid ja ma toon enda näite, see oli nagu mega suur taipamine minu jaoks. Et ma kogesin Spellbreaki, see on nüüd vist mingi 1,5 kuud tagasi, sellisel päris valusal teemal, inimestega suhtlemine, just esimene nagu vestluse alustamine. Ja ma olin selle Spellbreaki ajal ka nagu hästi pinges, ma kartsin, sealt tuli nii palju muid nagu salaspelle ka välja. Mul on nii suur eksimise hirm, midagi valesti öelda, ma ei hakka täna sinna sisse minema, kus see kõik tuld on, aga ma olen tänaseks selle kõik läbi hammustanud juba, et see on üliäge teekond olnud need viimased 2-3 kuud. Ja selle Spellbreaki ajal siis ma tundsin, et läks muutuse, kuna ma olen lapsest peale seda sama uskumust kandnud endas, siis nii suur tahtmine oli nagu sellest kuidagi kinni hoida. Ja kui oli paar nädalat hiljem oli meil siis grupi kohtumine ja mul oli päris hea nagu tuju. Aga paar päeva enne seda ma olin olnud sellises raskemas kohas ja ma mõtlesin, et kui nüüd keegi küsib, et näeb, kuule, tundub, et see Spellbreak töötas, sest sa oled täna palju paremas kohas, kui sa olid siis. Ja minul oli peas kohe see, et kui keegi peaks seda küsima, siis ma vabandan ennast kohe sellega, ei, see on ainult täna nii. Et tegelikult mul ei ole midagi paremaks läinud, sest üleeile ma olin kehvas kohas. Ja siis ma hammustasin läbi, et mis siis, kus sellega ma loongi seda, et tegelikult muutus oli juba ära Spellbreaki käigus, aga ta oli natukene võib-olla, ütleme, ei olnud nii radikaalne nagu öö ja päev, aga ta läks juba muutusesse, aga nüüd ma hakkasin otsima vigu, et miks see Spellbreak ei töötanud, et tõestada omale seda, et midagi ei ole muutusse läinud, kuigi mu energia oli juba teine. Aga just see, et ma ei saa näidata ja teistel inimestel näeb, tegelikult see asi töötas, et ma olen juba palju paremas kohas ja seal on jälle teised programmid, on siis ohvri mängimine, on tähelepanu saamine, kõik muud asjad. Et siis need kõik nagu kulmineeruvad nii lahedalt, et oligi see, et ma tühistan nagu, ma ei taha öelda tühistan, ma tahtsin tühistada, eks minevikus, ma kohe räägin ka, mis siis üldse teha kogu selle asjaga, mis ma täna siin jaganud olen. Ehk siis ma tahtsin tühistada või olen siiani tühistanud neid muutuseid, hoides kinni sellest vanast, kui mis oli tegelikult juba ära lahustatud, nagu ma täna ütlesin, on ju, sest see oli minevikus, aga ma lihtsalt lõin ta uuesti, sest et ma arvasin, et ei ole muutusse läinud.
sest ma ei kogenud nii suurt muutust, nagu ma ootasin. Ja kui sa oled nagu siin ja toimub mingisugune väike nihe, sest et tegelikult selle spellbreaki ajal ma tundsin, et nihkus. Tuli väike nihe, aga ma tahtsin jõuda siia. Ja nüüd, kui ma tegin sellise nihke, aga tahtsin siia, siis ma hakkan siit vaatama, ma ei ole siin, järelikult see asi ei töödanud. Nüüd ma hakkangi otsima seda, et see asi üldse ei töödanud ja ma tõmban ka selle võib-olla siit tagasi, on ju. Et sellisel kujul me siis nagu valetame endale ja tõmbame ennast tagasi. Ja kuidas siis nüüd minna sellest kõigest läbi? Eks mis on see tööriist, mida ma teile täna tahan kaasa anda? Kõigepealt ma küsiks see, et kui palju siin tekkis sellist momenti, et nagu what? Kas ma päriselt nii palju valetan endale ja kas ma päriselt tõestan, et nagu loon uuesti ja tegelikult on ära lahendatud, et oleks äge kuulda, mis teil siiamaani praegu maandunud on selle koha pealt. Ma usun, et see, kui see info nagu päriselt maandub, see saab olema elu muutev, sest sa ei loo enam, sa ei korda enam neid asju, mida sa oled siiamaani korranud. Sa näed need valed läbi ja sa saad peatada ja see ongi see kohalolu ja teadlikkus ja läbi selle hingamise sa jõuad kohalolusse. Ja mida siis teha, kui sa märkad, et ma ütled endale, ma olen selline. Liia kirjutab, kõik on väga tuttav jutt. Üks asi on see, et on ju ta võib olla siin mõistusega, kas ta päriselt on kehasse ka maandunud, sest minu jaoks need paljud asjad on samamoodi. Kõik on nagu vana kordamine, aga nad maanduvad järjest mingi hetk sügavamalt. See on see taipamine tuleb nagu kihiti. See on hästi huvitav, kuidas meie alateadus töötab. Ehk siis kõike tuleb, ei tule, on ju, ma ei saa öelda, et tuleb, vaid kui sa soovid mitte korrata enam neid mustreid iga kord, kui sa ütled, et ma olen selline, siis ütled, kuni praeguse hetkeni ma tundsin või ma arvasin või ma käitusin. Et sa võid öelda kuni praeguse hetkeni, sest et ongi, sa ei saa öelda võib-olla ka minemikus, et näed, ma kartsin, kuigi sa tundsid ju sekund tagasi, sa tundsid, et ma kartsin. Aga sa võid öelda, näe, kuni praeguse hetkeni, nüüd kuni selle hetkeni, kui ma praegu siin tundsin, sest et kui sa seda ütled, see on juba ju hetk edasi sellest, kui sa seda tunnet tundsid nii-öelda või tood selle tunde oma sõnadena suhu. See ongi kuni praeguse hetkeni ma tundsin ennast nii. Kuni praeguse hetkeni ma uskusin enda kohta nii. Kuni praeguse hetkeni ma arvasin enda kohta nii või maailma kohta nii. Et sellega sa ühendad ennast sellest vanast lahti ja sa ei loo uuesti, sest alateadvuses ütled, et näe, kuni praeguse hetkeni. Järelikult nüüd ma saan teha uue valiku. Ja ongi siis hingad ja küsid, kuidas ma soovin ennast tunda selle suhtes. Ehk siis ühendan ennast vanast lahti, teadvustades, et see, mis on siiamaani olnud, on minevik. Ja nüüd saan küsida, kuidas ma siis soovin ennast tunda selles koha pealt. Mida ma soovin uskuda selle koha pealt? Vot, et selline äge jagamine täna jälle ja väga äge, et kui siin maandusid mingid asjad, see on üliäge. Ja 4 päeva on siis veel jäänud, 1, 2, täna on siis neljapäev, reede, laupäev, pühapäev, esmaspäev, nagu mega hea hinnaga seda spellbreaki omal käel kogeda, siis kuidas ehk siis tuvastada neid täiesti fundamentaalseid uskumusi, sest niikaua, kui sul ei ole mingi asi muutuses läinud, siis kuskil on ikkagi mingisugune uskumus, mis hoiab sind valimast seda, mida sa tegelikult ei soovi. Ja hoiab sind eemal sellest, mida sa soovid, sest sa usud, et sellega on midagi ebameeldivat kaasnemas. Sest sinu loomulik olek on tegelikult armastus, rõõm ja rahu. Ja kõik muud tunded, emotsioonid on valedel uskumustel põhinev kogemus. Hästi lihtne on kohe aru saada, kas sa oled nagu oma tões või oled sa kuskil mustrites, mingis programmides, uskumustes. Rõõm, armastus, rahu on sinu tõeline olemus ja kõik viha, häbi, süü, kurbus, kõik see on ego või siis väikeste minade valedel põhinev kogemus. Ja läbi spellbreaki on võimalik siis need tuvastada. Või siis, kui sa oled tundnud näiteks, et midagi pidevalt kordub sinu elus ja või miski hoiab tagasi, siis spellbreak on selline asi, mida võiks proovida, kogeda ja nii edasi. Ja kuni siis esmaspäeva õhtuni on võimalik sellest kõigest osa saada väga magusa hinnaga. Esiteks sa saad nii võimsalt preemiaid kaasa, kingitusi, et sa saad põhimõtteliselt selle kohtumise tasuta. Esiteks see näiteks, kui sa valid toetada ainult seda minu spellbreakeriks saamise teekonda, siis ainult 10 euroga saad ligipääsu 8-osalisele videoseeriale,
mida siis siin on inimesed öelnud juba, mille väärtus võiks olla vabalt 200 euri kuni 500 euri. Sa saad samas vääringus siis vastavalt oma toetusele, mida sa teed, samas vääringus keskkonna, seda Ebilimi keskkonna raha, mis on võrreldav siis kinkekaardiga. Minu teekonna jagamine suletud grupis, nii nagu ma täna siin jagasin oma mõtteid ja taipamisi, mis on siin tulnud viimasel ajal, siis seda ma jagan mitte küll nii pikalt nagu siin videos, aga lihtsalt helisõnumitena, siuke 2-3 minutit, panen mingeid mõtteid. Grupi mentorlus sõltuvalt sellest, mida sa siis valid ja tasuta kuni 500 või siis kuni 1000 eurone kursus, võimalik saada kõik kingituseks kaasa. Et ma panen lingi siia teile jälle, keda kõnetab, saate tulla kaasa. Põhimõtteliselt mul on juba praktiliselt selle teekonna alustamiseks raha olemas, seal on natukene veel puudu, aga ma usun, et selle me saame siin kätte ja kui see sind kõnetab, siis oleks väga tänulik selle teekonna toetuse eest ja sa saad vastu veel ägedalt kamaluga kingitusi. Pluss muidugi, kui see teekond on läbitud, siis kas või nende jagamiste, mis ma siin praegultki olen jaganud oma viimaste taipamistega, kui see loob sulle väärtust, siis saad siit kõigest lõpuks nagu veel rohkem tagasi. Et see teekond on loodud selleks, et tuua maailmas rohkem seda kergust, armastust, rahu ja vähendada kannatusi. Sest mina usun, et kannatuste vaba elu on olemas, on võimalik täiesti elada ja oma videoseerias jagasin ka siis, kuidas seda luua. Nii et meil ei ole mitte ühtegi kannatust. Et minu poolt teile suur tänu, kes te siin kaasa kõlasite. Loodan, et te saite siit nii mõndagi kõrva taha ja kuidas me läbi selliste mikrovalede loome omale seda, mida me ei soovi ja kuidas seda nüüd siis muuta. Ja mul tuli üks mõte veel, üks asi, mida jagada hingamise koha pealt. Et siis ma arvatavasti tulen veel see nädal, kas laupäev või pühapäev teen ühe laivi veel teile. Aga minu poolt oleks kõik. Aitäh teile kõigile kaasa kõlamast, kaasa tulemast, kaasa elamast ja soovin meile kergusega kasvamist, avardumist ja näeme taas siis, kui näeme. Tšau, tšau!